Fingerstyle, mis see on? Eelkõige on see täiuslik mängutehnika, kus kõik muusikas vajalikud komponendid, siis bass, rütm, saade ja meloodia on esindatud kõik üheaegselt ühel pillil. Kuna neid komponente on palju, siis nõuab see mängijalt väga head koordinatsiooni ja rütmitunnetust. Aga samuti nõuab see mängijalt pühendumist ja püsivust, sellist järjekindlust, eriti alguses, kui ilmnevad esimesed raskused. Et milles need raskused siis seisnevad? Vaatame paremat kätt. Pöial tema ülesanne on siis mängida bassi ja hoida rütmi. Tema mängib tüüpiliselt löögi peale ja ta peab seda tegema täielikult sõltumatult sõrmedest. Sõrmede ülesanne on mängida harmooniat ehk tõmmata akorde ja kõige tähtsam mängida meloodiat. Nüüd põhiline tähelepanu mängu ajal peaks olema suunatud meloodia mängimisele, mis tähendab seda, et pöial peab saama hakkama täiesti iseseisvalt. Teine asi on see, et väga sageli meloodia noodid ei lange kokku bassinootidega, ehk nad paiknevad siis bassilöökide vahel, mida muusikas nimetatakse sünkoobiks, ja seda sünkopeerimist ja pöidla sõltumatust me hakkamegi oma esimeste harjutustega välja arendama. Vasaku käe puhul on eripärad võib-olla selles, et teatud akordivõtetel võetakse kasutusele ka pöiad. Kõik ressursid, mis meil on, võtame kasutusele, ta tuleb siit kaela tagant välja ja aitab meil uuendal keelel bassi võtta. Näiteks nagu F ja D-tuur A-DS bassiga. Ja teine asi see, et kui vähegi võimalik, siis akordivõtetel proovime säästama väikest sõrme, sest tema on meil põhiline meloodimängija. See on tema ülesanne. Ja vaatame ühe tüüpilise näite, lugu on Fright Train, panen bassi käima. Bass mängib 4 peale, igale löögile. Ja nüüd sõrmed hakkavad siia peale mängima meloodiat.
jõudu ja edu sel teel!